ma ostsin 5 iidset artefaktide müsteeriumikasti tumeveebist. Need kastid sisaldavad artefakte kogu maailmast, aga mis täpselt nende sees on, ma ei ole kindel. Aga arvestades, et need tulid tumedast veebist, võib siin sees olla asju, mis on uskumatult kallid või uskumatult ebaseaduslikud. Meil on siin mitmeid kaste, alates kõige odavamast kuni kõige kallimani ja me hakkame neid ükshaaval avama. Kui palju sa kõige selle peale kulutasid? Mitte palju, umbes $10,000, aga see on okei, sest me teenime selle kõik tagasi ja veel rohkemgi. Esimesena läheb avamisele meie kõige odavam müsteeriumikast, mis maksis vaid $1000. Kõik, mida ma selle kasti kohta tean, on see, et see tuli Myanmarist, riigist, mis on tuntud uskumatult haruldaste fossiilide poolest. Nii et kes teab, mis siin sees võib olla? Kui ma hakkasin kasti avama, olin ma uskumatult elevil, et näha, mida ma sealt leida võiksin. Ja kui kõik võimalikud mõtted mu peast läbi käisid, avasin ma kasti kaane ja avastasin, et mu soovid aarde leidmiseks võivad olla täide läinud. Issand kutid, nii et me avasime kasti ja esimene asi, mida ma nägin, oli mingi lukustatud kast. Avame selle nüüd täiesti lahti ja vaatame, mis me saime. See on esimene asi, mis selle kasti kõige peal on ja tundub, et see on mingi lukustatud kast. Ja jah, mind ei üllata, et see ei avane. Kas siin on kuskil võti? Noh, tundub, et seifis võib midagi olla, aga ma ei leia võtit üles. Otsime veel selles kastis ringi ja vaatame, kas leiame selle. Kaosid plastik. Kas see on raamat? See on raamat. Pagan, see on dinosauruste raamat. Lähme! Ja meil on siin sees aare. Ma arvan, et me lõpuks leidsime aardekutid. Olgu, kallame selle välja ja vaatame, mis meil on. Pagan, meil on siin hunnik kraami. Kohe alguses, kutid, ma näen tohutut hammast. Ma arvan, et see on dinosauruse hammas või midagi sellist. Mis iganes see ka poleks, see peab olema tähtis, sest see on väikeses vitriinis. Vaatame, kas me saame selle lahti võtta. Ma arvan, et saame. Ei, ma ei pillanud seda üldse maha ega midagi, aga vaadake seda, kutid. Ma olen 99% kindel, et see on dinosauruse hammas. Huvitav, kui palju selline asi väärt on. Kui keegi teab, mis dinosauruse hammas see on, andke kommentaarides teada ja ka seda, kui palju see väärt on, et näha, kas me saime oma raha tagasi või kas mind peteti. Kuna meie esimene leid oli suur veider dinosauruse hammas, olen ma päris elevil, et näha, mis ülejäänud pakkides on. Noh, see siin ajab kogu laua liiva täis ja tundub, et see on kivistunud kolju. Issand, see on tegelikult nii lahe! See on laual seisnud, aga ma alles nüüd vaatan seda korralikult. Issand, igal pool on liiv. Vaata, kui palju mulda selle külge on jäänud. Tundub, et nad kaevasid selle maa seest välja, viskasid karpi ja saatsid mulle ilma seda puhastamata. Selles karbis ei paista olevat ühtegi tuhastusandmeid, nii et mul pole aimugi, mis see on. Kui teie teate, siis andke kommentaarides teada, aga liigume edasi, sest see liiv ajab mu laua täiesti segamini. Olgu, liigume edasi, meil on kott, millest tundub olevat paar salapärast eset. Midagi muud pole, ainult 2 kivikest. Olgu, selles kotis on meil hiiglaslikud haihambad, kutid. Issand jumal, tegelikult ma tean, mis need on. Need on hiiglasliku megalodoni hambad. See on suurim hai, kes kunagi maal ujunud on ja nad elasid umbes 10 miljonit aastat tagasi. Megalodoni hambad on täiesti tohutud. Ma räägin umbes 6 või 7 tollistest täiskasvanud hammastest. Vaadates neid 2 on näha, et need pole päris täiskasvanud, aga siiski üsna suured. Internetis vaadates on need asjad ka kallid. Üks hammas maksab umbes $1000. Ausalt öeldes arvan, et juba nende 2 haiahambaga oleme selle esimese kasti pealt oma raha tagasi teeninud. Lõpuks $1000 kastis on meil võti, mis minu arvates sobib selle seifi juurde, mille me leidsime. Avame selle video lõpus. Ja see kummaliselt sisse mässitud ese. Paberkoti sees on meil... mis see on? Ilmselt on see hiiglasliku vöölase soomusplaat pleistotseeni ehk jääaja ajastust. Nad nimetavad seda kilbiks, aga tegelikult on see sisuliselt soomusplaat. Nagu tänapäeva tatutistel need väikesed täpid seljal, ainult et see on tohutu, sest ma arvan, et see loom oli umbes auto suurune. Ma ei hakka valetama, see on uskumatult lahe, aga see näeb lihtsalt välja nagu kivi. Ma ei suudaks ära arvata, et see on midagi erilist, kui ma sellele lihtsalt peale vaataksin. Kui esimene $1000 kast oli avatud, oli aeg liikuda edasi video teise, kõige kallima kasti juurde. Selleks oli $3000 suurune iidse eseme müsteeriumikast. Nii et see ongi iidse eseme müsteeriumikast, mis mingil põhjusel tuli 3 pakendis. Nii et ma arvan, et hakkame neid avama ja vaatame, mis me saime. Olgu, avame kõigepealt selle, sest ma ei tea, mulle meeldib, kuidas nad selle pakkasid. See on kuidagi lahe. Nonii. See nii ei tööta. Olgu, nüüd on meil päris tööriistad.
kuramus, ma võisin vea teha. Kui ma püüdsin seda salapärast artefakti tema plastvanglast vabastada, tulvasid kõik võimalikud mõtted sellest, mida ma leida võiksin, mu pähe. Nii kummalise kuju ja veidra pakendiga tundub päris tõenäoline, et see on midagi tõeliselt pöörast. Okei, võib-olla tegin ma väikese apsaka. Paistab, et ma kriimustasin kogemata noaga seda, mis siin sees on, aga ütleme lihtsalt, et see oligi juba selline, eks, kutid. Millele ma üldse vaatan? Mis see on, kutid? Meil on mingisugune puupulk. Kas see on? See on vibu ja nooled. Need on nooled. Need on nagu päris kivist otsaga nooled ja puust vibu. Ma ei usu, et sellel on nöör küljes. See ongi lihtsalt see puust vibu osa ja nende noolte laskmiseks pole mingit võimalust. Mul pole aimugi, kui vanad need on. Ma arvan, et ilmselt üle 1000 aasta vanad. Vaata, kui huvitav see on. Tagumisele otsale on nagu linnu sulgi külge seotud ja kõik muu ka. Kuigi see kraam on imelik ja täiesti kasutu, olen ma siiski uudishimulik. Kas need kivist nooled on tegelikult kasutatavad? Kas need suudavad midagi läbistada? Et seda testida läheb mul ilmselt vaja... Hei, mul oli ainult ühte vaja. Apelsinid pidid olema üsna sarnased lihale. Nii et kui see suudab apelsini läbistada, suudab see ilmselt ka looma läbistada. See oli, mees, see oli lihtne. Jah, see on kindlasti surmav relv. See on uskumatult lahe. Olgu, liigub edasi vähem kleepuva karbi juurde. Ma olin just selle ära viskamas ega saanud arugi, et siin sees on veel midagi. Poisid, kas see on mõõk? On küll. Ma arvan, et meil on mõõk. Tule siia, ma tahan olla rüütel. Tule juba. See on nii hullumeelne. See on tegelikult mõõk, kutid. See on nii äge. Ma oleksin selle peaaegu ära visanud. Mul polnud aimugi, et selles pakis oli veel midagi. Selle ega vibu kohta pole mingit infot, aga kui ma peaksin arvama, siis mõlemad on ilmselt mitusada, kui mitte 1000 aastat vanad, mis on hull mõelda, et midagi sellist on nii kaua säilinud. Kes teab, kes võis seda 1000 aastat tagasi kasutada? See on nii lahe. Ma lihtsalt pean. Ma pidin seda tegema. See on äge. Sa tõesti pead lõpetama meie laudade torkimise. Jah, sul on õigus. Olgu, see asi on äge. 10 punkti 10. Kindlasti oma raha väärt. Ja nüüd liigume järgmise paki juurde. Järgmisena on meil $3000 partii teine kast. See siin. Avame selle ja vaatame, mida head pimedast veebist meile saadeti. See peaks töötama. Olgu. Kuramus, see on tegelikult uskumatult tugev. Ma peaaegu sain selle kätte. Tule nüüd, mees. Ma arvan, et meil on see käes. Jah. Kurat. Mis see on? Vaatame, kallame selle välja ja vaatame, mis pagan seal sees on. Ei. Mis? Milline neetud ebaõiglane tragöödia? Kuidas see sai juhtuda? Pole hullu, see oli ainult 500 aasta vanune mingi dünastia pott. Pole nii suur asi, me saame selle asendada. Selleks ju liimi tehaksegi. Kuramus, las olla, järgmise kasti juurde. Ma olen tegelikult selle kasti pärast väga elevil, sest kõigist kastidest, mis me seni avanud oleme, on see kaugelt kõige raskem. See asi kaalub tonni. Ilma pikema jututa teeme selle kasti lahti ja vaatame, mis aarded meil siin on. Ma proovin seekord mitte seda, mis sees on täiesti ära lõhkuda. Issand jumal, siin on tõesti hullumeelne kogus asju sees, kutid. See on kaugelt kõige pöörasem kast, mille me oleme avanud. Ma tahaksin selle lauale kummuri kallata, aga ausalt öeldes, kutid, osa sellest kraamist tundub üsna õrn. Nii et ma arvan, et peaksime selle igaks juhuks tükkhaaval välja võtma. Esimene asi, mida ma näen, on... Issand jumal, mis see üldse on? Mis? Ei, see on nii pagana veider. Mida ma üldse tellisin? Ma sain mingi 2000 aasta vanuse tulluka figuuri või midagi sellist. See on kaugelt kõige veidram asi, mida me seni näinud oleme. Mulle ei meeldi, et siin pole midagi, mis seletaks, mis see kõik on. Nad lihtsalt annavad mulle asju. Ma arvan, et mul on sinust küllalt. Olgu, vaatame, mis siin järgmine asi on. Meil on... Ei! Meil on veel üks. Kas on veel üks? Jah, see on veel üks. Mis toimub, kutid? Nii et ilmselt on see umbes 600 aastat vana Aafrikast ja peaaegu 100% needusega. Nii et jah,
minuga on kõik. mis puudutab seda kujukest, siis ilmselt on need tehtud õnne toomiseks, aga kui sa viid need maalt, kus need valmistati, siis needus tabab sind. nii et ma pean selle kohe Aafrikasse tagasi viima, muidu mine tea, mis juhtub. võib-olla on selles kastis veel midagi, mis selle needuse tühistab ja nad nagu tühistavad üksteist ära. mis puudutab seda, siis ma arvan, et need on samad asjad, aga see on tehtud puidust ja see on nagu keraamikast või millestki sellisest. olgu, paneme need kaks siia maha ja loodetavasti leiame siit midagi, mis pole neetud. kui ma kastis sobrasin, sain üsna kiiresti aru, et siin on asju, mis on täiesti ebaseaduslikud. asjad, mida Ameerika Ühendriikides ei tohi omada ja need kõik olid otse minu ees kastis. okei, kutid, ma pidin selle kasti läbiotsimise lõpetama, sest ma hakkasin leidma selliseid asju, mis võib-olla ei paista millegi erilisena, aga kui sa tead, mida otsid, siis see on tuntud kui elevandiluu ehk elevandikihv ja seda siin on väga hästi näha. see on terve elevandikihv. sellise asja omamine on Ameerika Ühendriikides ebaseaduslik. elevandid on ohustatud ja nende elevandiluu kogumine on täiesti keelatud, samuti selle ostmine. nii et mul on päris hirm selle asja omamise pärast. Need on tõenäoliselt tuhandeid aastaid vanad iidsed tööriistad ja kuigi need on väikesed, ei tohi ma neid ikkagi omada, sest need on tehtud elevandiluust. nii et me paneme kogu selle kraami kõrvale, teeskleme, et me ei leidnud seda ja liigume edasi teise asja juurde, mida ma üsna kindlalt omada ei tohi. kuigi see võib välja näha nagu kott musti kive, on see tegelikult Rooma keraamika. ja sa võid öelda, et see on nii lahe. sul on kott Rooma keraamikat. välja arvatud see, et sa ei tohi keraamikat Roomast välja viia. nii et asjad läksid vist veelgi ebaseaduslikumaks. ma lihtsalt kallutasin selle keraamikakoti tühjaks ja siin sees on Rooma mündid. siin on päris palju münte. Issand, pagan, neid on igal pool. Kas see ongi kõik? Ma vist. jah, ma arvan, et sai kõik kätte. siin on 4 Rooma münti segamini kogu selle keraamikaga. kas nad üldse teavad, et nad selle siia panid? ma arvan, et neid on lubatud endale jätta. nii et ma jätan mündid endale, aga mis puudutab keraamikat, siis ma ei tea, mida sellega teha. ma ei hoia seda. olgu, kallame viimase osa lauale ja vaatame, mis meil veel on. meil on jäänud veel vaid 2 eset $3000 karbist. üks valge ese ja see, mis on selles kõhedust tekitavas kotis. olgu, mis meil selles valges esemes on? meil on... issand... ole nüüd! Tee nüüd koostööd! mees! Mehed, mis pagan see on? ma arvan, et see on mingi nooleots või midagi sellist. issand, ma arvan, et see on nooleots, vaadake seda. see näeb hull välja! Vau! see on uskumatu, kutid. see kivi näeb hirmus välja. ma just murdsin selle ära. ma ei tahtnud seda teha, kurat. ma murdsin kogemata selle noa otsa ära 5 sekundit pärast selle lahti pakkima hakkamist. ärge usaldage mulle ilusaid asju, kutid. see oli tõesti ilus asteekide pistoda, enne kui ma selle otsa ära lõhkusin. kui sa oled kunagi mänginud mängu Minecraft, siis oled ilmselt üsna tuttav sellega, millest see tehtud on. see näib olevat tehtud kivimist nimega obsidiaan ehk põhimõtteliselt vulkaaniline klaas. kui laava kuivab, muutub see selliseks lahedaks mustaks klaasiks, mida inimesed on tuhandeid aastaid kasutanud relvade, odade ja muu sellise valmistamiseks. arvestades, et ma juba rikkusin selle ära, kasutame seda, et avada selle kasti viimane ese. ma arvan, et meil on see peaaegu käes. jah, see ei tee midagi. kuule, asteegid, kes selle tegid, olid tõesti kehvad. see on vist kõige halvem nuga üldse. Oh, mis asi see üldse on? Okei. nii et umbes 5 minuti uurimise järel sain teada, et see on asteekide surmavile, mis puhumisel tekitab verd aretava karjeheli. okei, see on hullumeelne ja tead, me peame seda proovima. seda ei saa lihtsalt proovimata jätta. nii, kust kohast seda puhutakse? ma arvan, et see ülemine auk on see, kuhu sisse puhuda. okei, proovime selle ära. issand, see kõlab nagu karje. see oli vali. issand, mu kõrvad helisevad, kutid. veel üks huvitav fakt nende vilede kohta on see, et asteegi sõdurid kasutasid neid lahingus, et vaenlast hirmutada. Nad puhusid neisse ja karjed olid väidetavalt nii hirmuäratavad, et terve armee jooksis selle peale minema. seda ma suudan mõista. ma mõtlen, see on tõesti hirmuäratav. kui $3000 müsteeriumi kaast oli läbi vaadatud, oli aeg liikuda video kõige kallima kasti juurde. siin me oleme, kutid. $6000 väärtuses iidsete artefaktide müsteeriumikast. see asi oli nii raske, et ma vaevu suutsin selle siia üles tõsta. aga nüüd, kui see on siin, on aeg see lahti rebida ja vaadata, mis sees on. vaatame järgi. meil on midagi.
Tule, mine alla! meil on kast. meil on neetud puidust kast. see ei ole lihtsalt mingi suvaline puidust kast. See on aardekirst! Teie, kutid. See on nagu päris aardekirst, pole võimalik! meil on aardekirst. ma ei jõua ära oodata, mis selle sees on. Minge siit minema, põdrad! meil on paremad plotsid. vaatame, milline näeb välja $6000 suurune piraadi aardekirst pimeveebist. Vau, mis asja? Me saime terve hunniku ägedaid asju! Vau! tundub, et me saime mitte ühe. Aga kas see on? On küll! Me saime 2 piraadipüstolit! kas need on üldse päris? ma mõtlen, päris või mitte, see on tegelikult kuratlik. see on lihtsalt kõige ägedam asi üldse. kuidas keegi üldse satub piraadipüstolite komplekti otsa? ma mõtlen, ilmselt see ongi see tume veeb. seal on igasugust veidrat kraami. Need isegi tulistavad, vaata seda. sellist varandust on raske üle trumbata. ma mõtlen, päris piraadipüstolid. no tule nüüd, see on uskumatu. Mis? See on rõve! Nad annavad mulle purgi! Mingid piraatide kakapurgid või midagi sellist, see on rõve. huvitav, mis siin sees üldse on? kuidas seda avada? proovime. ma ei saa. nüüd sain. olgu, võtame selle kaane maha ja vaatame, millega meil siin tegu on. see on imelik, sest ma ei saa isegi aru, mida ma praegu nuusutan. ma ei saa aru, kas see on liha või köögiviljad. issand, siin on igasuguseid asju sees. siin on nagu... mis need on? mis? kas need on munad? miks? lõhnab magusalt. mees? kui sa tõesti tahad teada, mis see on, siis hammusta seda. hammustada seda? oled sa hull? see võib vabalt olla 100 aastat vana, nii palju kui me teame. ja sa tahad, et ma selle ära sööksin? okei, kui ma selle ära teen, siis te peate laikima ja tellima. ma ei tee seda niisama, see on mu ainus palve, kutid, enne kui see mind päriselt tapab. okei, ma arvan, et ma söön nüüd 100, 200, 300 aasta vanust asja. okei. issand jumal, ma ei suuda ikka veel öelda, mis see oli. olgu, me hakkame. me paneme selle kinni. jäta see. mata see maha. põleta see ära. pane see sinna. Mario, kaevikusse. kas sinuga on kõik korras? jah. vaatame, mis siin veel on. Vau, mis see kõik on? mees, nad andsid mulle hunniku katki klaasi. mis? see polnud katki klaas. see oli pudel. ja ma arvan, et see läks transpordi ajal katki. see on tõesti nõme, kutid. noh, ma arvan, et iga kord ei saa võita. kui ma kirstus sobrasi, leidsin igasuguseid tõeliselt lahedaid esemeid, imelikke keraamilisi esemeid, piraadi kingapandlaid ja isegi päris piraadilaeva naelu. aga miski neist ei olnud võrrendav sellega, mille ma kirstu põhjast leidsin. see on raske. mis pagan see on? meil on neid 2. issand jumal. jumal, kas need on tõesti? issand kutid, meil on tõelised kahurikuulid. kas siin on veel neid? ma ei usu. Need on kindlasti kõige ägedamad asjad, mis me siiani leidnud oleme. ma olen alati tahtnud päris piraadi kahurikuuli ja nüüd leidsin mitte ühe, vaid lausa 3 tükki. Vau, ma vaatan neid asju internetis ja ma arvan, et me võime olla juba oma raha tagasi teeninud. ma olen näinud, et need maksavad umbes $600 või $700 tükk. see tähendab, et need 3 kuuli on väärt umbes $2000. lihtsalt see peotäis metalli. kõik need uskumatud piraadiga seotud esemed. tundub, et meil on $6000 kastis jäänud ainult üks asi. ausalt öeldes olen ma väga elevil, et näha, mis see on. meil on see olemas, see on kerge, mis iganes see ka poleks. tule välja. see on veel üks väike aardekirstuke. ma mõtlen, see on kerge, aga tundub, et siin sees on midagi. lihtsalt ava see lahti. ära tee, ma sain hakkama. ei, see ei ole nii. mis see on? meil on väike must kotike ja ma tunnen, et siin sees on midagi ja see tegi seda kõrisevat häält. Vau! kas see ongi kõik? siin on piraadimündid, kutid. Need on päris piraadilaeva vrakimündid. mees, see on kindlasti kõige ägedam asi, mille me täna leidsime. ja muidugi tuli see välja viimasest partiist, mille me avasime. kutid, kas ma kujutan ette või on selle mündi tahaküljel tõesti kirjas 6, 7? issand, ma arvan, et on küll.
nii et see suur münt on kindlasti see, mida tuntakse kui 8 reaali münt ehk piraadidollar. Kuna piraatidel polnud täpselt selliseid 5-sendilisi ja pennisi nagu meil täna, siis nad võtsid sellise suure mündi ja lõikasid selle väiksemateks müntideks, kui neil oli vaja raha tagasi anda. Tead, ma pean ütlema, et piraatide aardekirst oli kaugelt mu lemmik. Ja arvestades, et need mündid maksavad umbes $1000 tükk ja me leidsime neid umbes 10, siis võib julgelt öelda, et me teenisime oma raha tagasi. Ja kuigi ma teenisin kõikide nende kastidega oma raha tagasi, on meil tegelikult veel üks asi avada. Meil on veel 100-vanune seif esimesest fossiilikastist ja võti. Ma ei usu, et see on õige võti. Ei, see ei ole, see ei lähe sisse, issand. Ma arvan, et need tumeveebi petised saatsid mulle vale võtme, nii et me peame leidma teise viisi selle avamiseks. Ja mul on üks idee. Mul oli kuri kahtlus, et see tuleb jälle kasuks. Eiva! Saime selle kätte! Ma arvan, et see võib, just võib olla lahti. Mis siin sees on? Ära ütle mulle! Ära ütle, et siin on haihambad! Issand jumal! Need on päriselt kivistunud haihambad. Ma armastan neid asju. Aitäh, tumeda veebi inimesed. See on vinge. Võib julgelt öelda, et tänane aardejaht oli täielik õnnestumine. Ja kuigi tumedas veebis surfamine on ohtlik, tõi see kaasa pööraselt palju vingeid aardeid. Kirjutage kommentaaridesse, milline artefakt oli teie lemmik ja näeme teid järgmises videos.